tere taas, olnud on väga palju vastuoluliseid tooteid sellistes luksusmarkides nagu Porschelt, kui ta tõi oma turule oma Cayenne'i. Ka X6 oli kunagi väga vastuoluline, nüüd on nendest saanud väga armastatud autod ja see valem on sama ka X-klassi puhul Mercedes-Benzile, uue kastika puhul. Ehk kõik peaks minema väga hästi, sest disain on täitsa 10-sse läinud. Ehitatud Nissan Navara platvormile erinevalt oma sõdusaarmudelitest on tal palju parem lisavarustus, saab vedada 3500 kilogrammist taagist, ehitatud terasest redelraamile olemas on aeglusti ja lisavarustusega taga diferentsiaale. 200 mm clearance saab suurendada 220 mm. X-klass on stabiilne kuni 49–8 kraadi külgkallete juures. Sees on musta värvi nahadetaili, mis on väga ilusad ja sõidu ajal jätab ta sellise väga hea Mercedese mulje ja pole üldse tunnet, nagu sõidaks mingi rohmaka kastikaga. Mootori valikus on tal X220T 2,3 liitrine 4 silindriga jõuallika mootor 163 hobujõudu ja siis on X250T, millel on välja pressitud 2 turbokompressori abil 190 hobujõudu. Tulevikus tuleb ka V6 mootor 350, millel on 190 kW ehk 258 hobujõudu, aga seda järgmise aasta suvel alles. Hinnad algavad tal 35 000, mis on väga hea, eks see hind näitab seda, et ta ei ole roninud sinna kuskile Ford F-150 ega ka Rammi pärusmaadele, vaid on jäänud vanadele headele mänguväljakutele. Olemas on telemaatika lahendus Mercedes Mi 360-kraadine kaamera, lisavarustuses on saada LED-tehnoloogial tules, mida baasvarustuses ei ole. 3 varustustaset on tal Pure, Progressive ja Power, 180 kraadi avanev tagaluuk, katuse reelingud on tal ka muidugi olemas. Aktiivne pidurdusassistent hoiatab juhti siis, kui peaks toimuma avarii helisignaaliga, pidurdab koos juhiga või siis aeglustab kiirust ja muidugi on olemas tal ka liiklusmärkide tuvastus ja rajaabilised kõik. Nende kütusekulud jäävad nendel 2 mootoril, mis praegu saada on kõik 7 liitri vahemikku, mis on ka väga hästi. See kast on 475 mm pikkusega, 1587 mm laiusega, ristipidi saab kenasti panna ka euroaluse sinna. Olemas on tal 4MATIC nelikvedu, mida saab sisse lülitada kuni 100 km tunnis kiirustel ja siis on 50-50 see jaotus, mis on ju täiesti ideaalne. Mercedes-Benz on mind väga üllatanud selle X-klassiga ja minule ta väga meeldib. Varsti tulevikus on kindlasti oodata sarnaseid autosid ka konkurentidelt nagu BMW-lt. Ja praeguseks siis selline ongi X-klass. Järgmisel nädalal teeme juba kokkuvõtte selle aasta proovisõitudest ja valime välja kõige paremad autod, mis me sel aastal oleme teilest näidanud. Ja ülejärgmisel nädalal lähme juba uute naisluksuri proovisõitu videodega edasi, mis siis kuuluvad 2018. aasta siis juba valikusse. Seniks kohtumiseni ja kõike head teile ja minge ja tutvuge kindlasti selle uue X-klassiga, sest tema on tutvumist väärt igat sentide ja rahakotis.